Tere tulemast tagasi minu kanalile. Olen Auli ja mul on väga hea meel olla taas teie ees. Ja vahed on siin väga pikaks läinud, aga kuna ikkagi see kaardi panemine, nõustamine, mis iganes on minu hobi, siis ja kuna elus on väga drastilised muutused minu elus praegu toimuvad, siis lihtsalt see on jäänud natukene tahaplaanile. Oma põhitööd ma tahaplaanile, kaardid kukkusid mul millegipärast siin maha, aga võtan ülesse. Ja oma põhitööd ma loomulikult kõrvale ju ei pane ja ei saagi panna, oma raamatupidamise tööd. Ja siis nii see lihtsalt paraku on. Ja tegu on siis kollektiivse ladumisega. Kui te soovite isiklikku ladumist, siis võtke minuga ühendust. Ma siis teen siis juba ainult teie energiatest lähtuvat nõustamist, ennustamist, mida iganes. Ma olen väga tänulik, ma vahepeal joon kohvi natukene. Ma olen väga tänulik iga laigi eest, iga kommentaari eest ja olen ka väga tänulik minu kanali tellimise eest, sest lihtsalt see aitab kõike seda siin ringluses hoida ja paremini kõikide vaatajateni jõuda. Ja kui te siis soovite isiklikku ladumist, siis kirjutage mulle meilile, mis on selle video all. Ja hakkame siis vaatama ja jälgige ka mu Facebooki samanimelist lehte, seal ma panen iga päev päevakaarte. See on hoopis teistsugune, seal ei ole ühtegi videot ja nii et otsige üles, kes veel ei ole teed sinna leidnud. Ja vaatame siis, mida on oodata armastuses, mida on oodata suhetes. Ja vaatame lihtsalt praegu nagu niimoodi neid üldiseid energiaid armastuse suhtes ja ma ütlen ka niimoodi, see ei ole siin puusse treetud, eks ole, see ennustus või need soovitused, need energiad. Kui me muudame oma energiat, kui me muudame enda tasandit, oma energeetilist tasandit, siis me jõuame ka hoopis teiste võib-olla kaardiennustuse tulemusteni. Aga kuna ma olen juba peaaegu aasta aega, rohkem isegi võib-olla kui natuke nagu rohkem kui aasta, siis väga huvitav oli see, et ma sain ühelt kliendilt tagasisidet, kes oli mu üks esimeste klientide seas, kellele ma hakkasin tegema neid videosi, siis tema ütles, et tead, et ma kuulasin nüüd üle ühesõnaga selle asja ja absoluutselt kõik asjad, mida ma ütlesin, läksid seal nagu täppi. Väga hea, see on tõesti väga hea ja mul on väga hea meel selle üle. Ja vaatame siis ühesõnaga, mida toob siis nagu lähitulevik või lähiaeg suhetes, armastuses. Mida siis on oodata ja millistes energiates on nagu siis see armastus praegu siis teie jaoks. Et väga kiired muutused, väga kiired liikumised, mingid teed on lõppenud. Jah, ei ole siin nagu sellised väga positiivsed, aga kõik on ju tegelikult muudetav, eks ole. Väga kiired muutused on armastuse energias üleval ja ongi niimoodi, et vaadake siis, et see kaarik seal siis nagu jääb ikka tee peale püsima. Kellegil siin on väga palju selliseid magamata öid, paraku ka nutmisi ja selline hästi niisugune masendus või niisugune melanhoolne on siin olemas selline energia, aga ma ütlen veel kord, et kuna siia tuli sauade 10, siis see teekond, see raske teekond, see kiire teekond, need magamata ööd, need on läbi. See teekond on läbitud, te olete otsustanud selle asja nüüd selja taha jätta ja nüüd kõik, nüüd ma lõpetan ja olete selle otsuse juba siin teinud, eks ole, ilusti. Tulete sealt mäest alla, olete veel vedanud natukene seda mingit koormat sealt kaasa ja olete pannud selle sõbrakese, kes siin on, eks ole, selle õlgadele, aga ikkagi te olete selle lõpetanud.
Natukene on veel võib-olla mingit järelkaja siin, eks ole, sellepärast, et kui mingid väga rasked suhted lõppevad, siis tavaliselt see kaja tuleb ikkagi, elu lihtsalt on selline, see kaja tuleb ikkagi järgi veel mingi aeg. Ma lonksan siin vahepeal kohvi ja kuid terve maailm on avatud ja nüüd tuleb edasi ainult head asjad. Ja selle tee, mille te olete valinud, see on teie jaoks nüüd antud hetkel õige ja tundub, et sellest ringist, kus te siin olete nüüd pöörlenud, kuidas öeldakse, siis sellest ringist te nüüd astute ka välja. Poisid, pöörake ringi, eks ole, te vaatate, mind te kindlasti vaatate, siis see nagu etapp, mis siin oli, ühesõnaga, kus oli tegelikult ka väga palju sellist salakavalust, sellist musta ja valget, eks ole, ja sellised väga keeruline periood on siin nagu kellelgi olnud, aga see on nüüd lõpune jõudmas. Vaatame, mis saab edasi siis. Ja tegu on ikkagi siis kollektiivsega ladumisega, eks ole, ja ärge seda siis unustage, eks ole, ja võtke seda lihtsalt kui sellist mõnusat meelelahutust meie kõikide poolt, kes me siin neid kaarte paneme. Nii, mida on siis oodata armastuses? Ma pean siin kuidagi sättima, et nii, oi, kui head. Ma ütlengi niimoodi, et ma tahtsin selle video teha niimoodi, et mida head on oodata. Kõik see jama, mis siin ees on olnud, see on nüüd läbi, see on lõppenud. Olete väga avatud perekonnale, väga avatud väga headele, ilusatele suhetele. Pentaklite 10, mis tähendab ka suhetes sellist, ka, olgem ausad, väga head materiaalset seisu. Nii et nagu mured on kõik tõesti selja taha jäänud ja võib-olla siin päris osadel kindlasti on lõppenud väga keeruline periood inimestel, kes on abielus, kes on suhtes, kes on olnud võib-olla väga pikaajalises suhtes ja sealt edasi. Ja kui te olete otsustanud kokku jääda, siis on see olnud teie õige otsus ja sealt edasi on see mõnus pentaklite 10, mis on koos olemise kaart, mis on perekonna kaart, mis on hea materiaalsuse, rikkuse kaart. Ja siin on nüüd natukene üks selline, et see naine nagu vaatad natukene nagu see saamine ja andmine ei ole võib-olla kõige paremas tasakaalus, aga see on muudetav sõnaga. Ja nüüd on niimoodi, et sa ise muudad seda. Ja nüüd on niimoodi, et tuleb see müntide rüütel. Kõige aeglasem kaart, mis üldse saab olla selles, üldse kõikides ladumistes ja see müntide rüütel on otsustanud teie poole tulla, aga natukene võtab veel aega. Tuleb, olge rahulikud, tuleb, sest karikate 2, paremat kaarti armastuses ja suhetes ei saa olla. Ja täielik harmoonia, täiesti üksmeel, see on hingesugulase kaart, kaksikleegi kaart. Võtke seda, kuidas te tahate, eks ole, ühesõnaga kaksikleeg, hingesugulane, jumalik partner, mida iganes. Ja nii et näete, et sina oled ka veel natukene silmad kinni tema poole, eks ole. Ja võib-olla sul on liiga palju nagu seda mineviku valu olnud siin. Aga sellepärast sa nagu neid silmi lahti ei julge praegu ehk teha, aga ta tuleb ühesõnaga ja nii ilus, nii mõnusa ja see karikate 2, mis saab üldse suhete ladumises olla parim, tõesti on. Nii, vaatame natukene neid teiste kaartidega ka. Ma ei ole neid halja kaarte nagu natukene. Vaatame nende haldjakaartidega. Ma panin sinna nende jumalanna kaartidega tänaseks päevakaardiks, panin Facebooki lehele
Ja siis need ma panen hilisõhtul tavaliselt alati üles, et siis kui inimesed hommikul ärkavad ja need, kes vaatavad, siis need leiavad sealt üles. Vaatame, mida haldjakaardid, need ilusad haldjakaardikesed siis näitavad armastuses. Uued algused, noh, kuulge, kullakesed ja puhtus. See puhtus tuli, ma oleks oma kohvitassi praegu siia maha ajanud. Aga nii, et hommikukohvi töö kõrvale. Nii, ja nagu ma juba ütlesin, siis eks ole, uued algused ja rõõmsad uued algused ühesõnaga. Ja siin on ka see pisikene beebi siin, nii et ka väga paljudele on uued algused ka lapse saamiseks, kes ei ole rasestunud, kes soovivad rasestuda, siis siit võib nüüd tulla küll uued algused ka uuele elule. Ja selline puhtuse kaart ühesõnaga, usalda alati oma südame puhtust, vaata oma südamesse ja sa leiad sealt vastused oma küsimustele. Ma tegelikult ütleksin nüüd siia oma asja, ühesõnaga sellise asja vahele, et kuulake oma sisehäält, kuulake oma südame häält. Ja tõesti, see on meil kõikidel olemas ja see intuitsioon on tegelikult, see ei ole ainult mitte minul ega siin, kes me siin kaarte laome, kaarte paneme, nõustame. Tegelikult intuitsioon on olemas igal inimesel. Lihtsalt me ise mätsime võib-olla selle sisemise hääle nii-öelda nagu kinni. Aga samas ma tahaksin öelda tegelikult seda, et enda nüüd nagu seniste elukogemuste juures siin niimoodi, et tegelikult tuleb see, mis peab tulema ja tuleb see, mis on tegelikult meile nagu määratud, et me võime siin kirjutada paberile oma soove 5 A4, eks ole, valmis või mida iganes. Ja ma olen alati teile rõhutanud, mu head vännid ja sõbrad, et soovid peavad olema konkreetsed. Ja need peavad olema konkreetsed selles mõttes, et ma tahan nagu, ma soovin osta endale korralikku mõnusat autot, aga siis see ülejäänud, et seal on nahksisu ja seal on võib-olla näiteks kulla värvi, need mingi partatšoki see ja ühesõnaga, et teate, et need jätame välja, sellepärast, et need on tegelikult selle asja juures pisiasjad. Meil on vaja tervet, korralikku, sõitvat autot. Eks ole, et värvi isegi niimoodi, et ma ütlen teile omast käest ühesõnaga niimoodi, et ka see lihtsalt muutub, et sa vaatad, sa leiad, vaat see, eks ole, ja siis, et niimoodi, et nii detailidesse ei maksa minna, et pigem oleme konkreetsed, ma soovin endale näiteks saada korterit, siis mitmetoalist, mida ja nii edasi, eks ole. Nii, ja vaatame siis ühesõnaga, mida toob siis, vaatame, kuidas ajakene meil siin aeg meil praegu veel, et võtame nende tarokaartide, taro peaingli kaartide põhjal, et mida on oodata siis armastuses. Nii, ja siis, tahtis see välja kukkuda. Okei, võtame selle siis välja. Mihkali kuus on siis mõõkade kuus ühesõnaga valgustunneli lõpus, hinga kergendatult ja tee uusi plaane. Kolimine ja reisimine. Noh, jah. Mis me siin ikka siis räägime, eks ole, ühesõnaga nii, et see tegelikult on ka mõõkade kuus, eks ole, natukene sellist teravust on, aga need teravused on jäänud siis, eks ole, selja taha ja siin on ka siis see Gabrieli 9 ja jää pühendunuks ja liigu edasi, ole valmis igaks võimaluseks. Ja siis on siin ka mingi potipõllundus, eks ole, mingi keskkonnaaktivism või ühesõnaga nii, et aga see käib praegu suhete alla ühesõnaga. Nii, et mis siis on siis, eks ole, jää pühenduks ja liigu edasi, ole valmis igaks võimaluseks. Ja kuna me praegu paneme siin armastuse ja suhte kohta, eks ole, siis ikkagi ka vaatamata sellele nagu teravusele natukene on ikkagi uued algused ja veel kord uued algused, eks ole. Nii et, aga ongi, ja kui on juba 9, eks ole, siis ikkagi mingi teekond lõpeb, eks ole, see on nüüd sauade 9, eks ole, siis siin ees oli ka kuskil sauade 10, et kõik see, ütleme, see raske on veel kord tõestuseks teile siin, et see on möödas ja uued
suurepärased algused on siis teel. Ja keegi kindlasti, kui te ei taha rasedaks jääda, siis võtke tarvitusele abinõud, aga kui te soovite, siis väga hea rasestumisaeg on, tundub, et praegu siin nende kaartide põhjal. Uued algused on ka selles suhtes teel. Nii, vaatame siis natukene, et mida siis on oodata armastuses ja vaatame, mis need kuuloogia kaardid meile siis nagu armastuses soovitavad. Võib-olla ma vaatan siis natukene, meil siin aeg on, et vaatame siis, mida need minu enda tehtud, enda kannaldatud sõnumid näitavad, aga ma kohe võtan siis selle. Nii, vaatame kuuloogiat, mida siis on oodata armastuses, mida ütlevad meile kuuloogia kaardid. Nii, ja ma panen siia teie ees, eks ole, näed, siin võtame siis välja 2 kaarti. Nii, selle teise ma ka siit võtan, mul on väga kitsas siin, ma pean omal töölaua kuidagi siin suuremaks tegema, tuli 1 kaart või tuli 2 kaarti. Okei, võtame siis need 3 kaarti. Kui tulid välja, siis tagasi ei pane midagi. Need on hästi sellised paksud kaardid. Nii, ja siin tuli nüüd selline asi, et astu oma mugavustsoonist välja. Ja hästi tihti on ka tegelikult absoluutselt kõikides eluvaldkondades, mitte ainult suhetes, sellepärast, et kuulge, kallis inimene, ikka mitte keegi ei tule sulle lihtsalt niisama sinu ukse taha koputama, eks ole, ja see prints valgel hobusel, eks ole, ja ikka midagi peab ise ka tegema. et astu nagu oma sellest mugavustsoonist välja, kui sa seal oled, eks ole, et hästi aktiivne eluviis, eks ole, kohad, kus on võimalik tutvuda. Noh, ma ütlen, et mina suhtun ka tegelikult eelarvamustega nendesse portaalidesse, mis need on, need Tinderid ja Moreemid ja mis need siin kõik on. Aga tegelikult sealt on tulnud väga palju, väga ägedaid suhteid ja ka mu oma väga hea sõbranna Moreemi kaudu tutvus ja nüüd on nad. Tervitan teid mõlemaid. Te teate, kellest jutt on, kindlasti kuulad mind kuulakene ja on nüüd väga õnnelikus abielus. Nii et varsti siis aasta aega on abielus juba olnud ja nii, et tuleb küll sealt suhteid ja muidugi seal on ka seda nii-öelda neid latakaid ja ämbreid, aga me peame ka need läbima, eks ole. Ühesõnaga, et jõuda sellele fantastilisele, et tule oma mugavustsoonist välja. Mitte keegi ei tule sulle ukse ja akna taha koputama, eks ole, et kuule, olen nüüd siin, eks ole, et ei teagi ju, kuhu tulla, eks ole. Et keegi kunagi kuskil ütles, et mingi film oli vist kuskilt sealt jälle, et vabadele ja vallalistele, et läksid siis baari ja siis oli seal nagu selles osariigis, seal Ameerikas oli, et siis olid mingid valged sellised nagu rosetid olid rinnas, et need on siis vabad ja vallalised, et need saaksid siis tutvuda. Aga ega sealt ka neid baare muidugi ei tulnud. Nii, astu oma mugavustsoonist välja, võta oma elu juhtimine iseenda kätte ja ükskõik siis millises valdkonnas. Näita maailmale oma tõelist mina. Näita sellele, et sa oled üks väga äge naine, et sa oled üks väga äge mees, et sa juhid iseenda elu. Ole see, kes sa oled. Me ei pea peegeldama mitte kellegile, mitte midagi ega mitte kedagi. Oleme see, kes me oleme ja oleme iseenda väes ja siis hakkab kõik liikuma ja väga, väga mõnusas suunas ühesõnaga. Ja täiskuu lõvis, ära lase uhkusel võimust võtta. Uhkus on ka, teate, ei ole mitte midagi ainult positiivset meie elus, eks ole. Ühesõnaga, ja et me peame siin nüüd midagi kogu aeg endast nagu minema viskama ja jätma kõrvale ja siis, et uhkus on tegelikult teatud määral ka meile niisugune õpetav ja kõik ka negatiivne. Need on meie elu õppetunnid ja mingil määral, et kui ta ei hakka meie üle võimust võtma, eks ole, ühesõnaga, vaat siin ongi niimoodi, et ma olen juba uhke, me oleme kõik uhked inimesed tegelikult, aga kui see uhkus läheb nagu uhkuse ajab upakile, eks ole, nagu me teame seda, et siis on nagu ühesõnaga niimoodi, et ära lase nagu sellel uhkusel. Võib-olla ka siin, kuna me praegu teeme suhte ladumist, eks ole, armastuse ladumist, siis et võib-olla kellelgi on äkki nagu partner või mingid ei ole nagu partner, et nad on nagu võib-olla sõbrad praegu veel ja niimoodi ja siis ta on võib-olla nagu
sa oled haiget saanud ja siis sa mõtled, et tead, et noh, mis sa nüüd oled, eks ole, et ma ei lähe võib-olla sinna sinuga nagu uuesti suhtesse või mida iganes. Mul praegu tuli selline jutt lihtsalt, et siis nagu mõelge, et kas nagu siis see teie uhkus või siis see tunne, mida nagu need uued algused võib-olla või mida te saate selle inimesega kogeda, et noh, et ma tean, et see uhkus koputab teile õlale, eks ole, ja siis, et ma otsustan, et ma ikka, ma võtan vastu selle armastuse, ma võtan vastu selle suhte ja siis teine siia koputab siia õla peale, ütleb, kuule, mõtle ikka, ole, et see ei ole ikka nagu hea, eks ole. Et just see kaaluge nagu seda ja suruge see uhkus nagu alla, eks ole, ja mõelge nagu, et mida te siis nagu tegelikult ikkagi saate. Ja ühesõnaga jah, et tundub, et siin keegi on väga-väga uhke oma suhetes ja oma tunnetes ja nagu lükkab nagu seda teist poolt nagu võib-olla ära. Et kes ei olegi võib-olla seda väärt olnud, et teda nagu niimoodi tõugatakse. Nii. Ma teadsin, ma võtan selle ühe kuuloogia kaardi veel, sest see on mul sedapidi ja see on nii ilus ühesõnaga. Usu oma unistustesse. Loomulikult, et unistama peab. Unistused peavad olema ja need unistused ka täituvad, eks ole. Ja siin on nagu noor kuu. Millal see järgmine noor kuu on? Ma ei oska seda osutades üldse praegu öelda. Nii et siin on nagu noor kuu on nagu sellise olulise märksõnaga. Nii, ma võtan ühesõnaga nüüd need enda tehtud sõnumid. Vaatame, mida siit tahab nagu öelda ühesõnaga. Ja mul oli siin peal ka, et võib-olla tõesti juunikuu on siis nagu sellise olulise tähtsusega ja vaatame siin ka siis neid nädalapäevakesi ühesõnaga, et võib-olla mis on siis nagu suhetes ja armastuses nagu tähtsamad. Võtame siit siis, panen siit ja võtame siit siis ühe, et see on siis neljapäev ja võtame ühe veel ja neljapäev ja reede. No reede on ju ka väga mõnus päev. Minu lemmik nädalapäev on alati reede olnud. Nii, ja vaatame siis, mida siis need minu kanaldatud kaardid, need ei ole kaardid, need on lihtsalt sellised sõnumid, tahavad siis teile suhetes ja armastuses öelda. Võtame need sedapidi praegu, võtame kaks kaarti ja vaatame, mida siis siia tuli. Nii. Esimene on siis, kõik on liiga ilus, kõik on liiga hea, ma kartsin tegelikult kogu aeg, et sa lähed. Selline sõnum on siis ühesõnaga kellegile siin nüüd ja keegi tahab öelda, et näen sind unes. Nii et sellised, aga võtame veel võib-olla, need on niisugused pärised, kellegile tahetakse nagu midagi öelda. Ära looda liiga palju, ma ei saa veel tulla, kõik on nii segane ja laiali. Nii et sellised sõnumid siis ühesõnaga tulid siin siis praegu. Aga vaatame veel siis nüüd lõpetuseks ühesõnaga, et aeg hakkab varsti täis saama. Ma väga tänan, et te mind vaatasite, eks ole. Olen tänulik iga like eest, iga kommentaari eest ja ka minu kanali tellimise eest, mis on teile kõigile tasuta, et see on lihtsalt energiavahetuseks. Aga niimoodi, et need kõik me teeme ju need videod, mis siin on, teeme ju kõikidele teile tasuta, lihtsalt teie hea meeleks ja kindlasti väga-väga paljudele on meie kõikide videosi väga vaja. Nii, vahepeal kohvi ja vaatame siis lõpetuseks, et mida siis head on veel oodata siis armastuses, mis need kaardid meile siin siis veel näitavad. On see sedapidi. Et natukene sellistes ja tuleb see mõõkade kuningas tuleb ja rohkem ma kaarte ei võta, sellepärast et päike ja tavaliselt öeldakse niimoodi, et kui päike tuleb välja, siis tuleb lõpetada. On teil või on olemas, kui teil on olemas juba suhe, te ei ole veel võib-olla otsustanud seal midagi, siis suruge uhkus alla, eks ole, see on inimene mõõkade kuningas, kes väga-väga teid hoiab, väga teid armastab, on teie jaoks olemas.
kõik armastuses on edasipäikseline, saage oma kõhklustest nagu läbi. Ärge nähke võib-olla igas inimeses ja igas situatsioonis mingit negatiivsust, eks ole. Ühesõnaga, nii nagu ma juba ütlesin, ma olen kogu aeg öelnud, meie eludes ongi positiivset, ongi negatiivset. Kui ei oleks negatiivset, me ei õpiks, sellisel juhul, kui me elus oleks kõik ainult positiivne, siis me lihtsalt ei oleks enam siin. Me oleks juba teistes dimensioonides, universumis, kus iganes, kuidas te seda võtate, eks ole. Ja võib-olla natukene sellist pehmust, et ärge siduge oma silmi kinni võib-olla kõikide, ka isegi võimaluste eest, ka võib-olla selle mõõkade kuninga ees, eks ole, ja kõik päikseline ootab ees. Ma väga tänan teid, et te mind jälle vaatasite, kuulasite lõpuni ja olen Auli ja soovin teile imelist maikuud, sest ilusamat aega, nagu praegu nendest õunapuu kirsiõites, kõik tärkab. Imeline, kõige ilusam kuu on üldse minu jaoks, maikuu. Tšau, olge tublid. Kirjutage mulle, kui te soovite isiklikku nõustamist. Tšau!